Oleme jõudnud kiirete pastaretseptide seeria 5. osani. Klassikaline carbonara, a.k.a. kõikide pastade kuningas. Sellest uhkest tiitlist sõltumata on see ka üks taskukohasemaid pastasid, mida kodus valmistada. Anname talle täna kogu austuse ja teeme ka pasta käsitsi. Mina kasutan kõige tavalisemat nisujahu. Taignategu on imelihtne ja täpse retsepti jätan alla kirjeldusse. Kui pastamasinat kodus ei ole, siis tuleb kasutusele taignaroll või vana hea õlipudel. Kui taigen on nii õhuke, et näed sealt oma sõrmi läbi, siis võid pinna jahuseks teha ja keerata kokku nagu kaneelirulli. Peenikeselt lõigates tulevad spagetid, veidi laiemalt tagliatelled ja veel laiemalt papardelled. Need sobivad hästi lihakastmetega, nagu näiteks bolognese. Aga meie lõikame spagetid, sest miks mitte kõige tüütuma ja aeglasema variandi valida. Spagetid on valmis. Nüüd hakkame kastet valmistama. Klassikalises carbonaras peaks olema guanciale, aga mulle meeldib kasutada Lidli peekoni kuubikuid. Need lähevad mõnusalt krõbedaks ja ma ei pea nende ostmiseks pangalaenu võtma. Kui peekon on praetud, keeran kuumuse maha, klopin lahti 5 munakollast ja segan parmesaniga. Sellest tuleb kreemine kaste ilma kooreta. Tõstan keedetud spagetid tangidega otse pannile, et hulka tuleks pastakeedu vett. Kui pann enam ei särise, lisan munasegu ja segan kiiresti, et ei tekiks munapuder, vaid kreemine kaste. Väga oluline on lisada pastakeedu vett. See on põhinipp, et saada seda silky smooth kastet, mille pärast sa kell 3 öösel sokid jalga tõmbad ja kööki hiilid. Garneerime riivitud parmesani, ekstra krõbeda peekoni ja värske pipraga. Palun väga, see jääb sulle ilmselt meelde elu viimsete päevadeni. Ma ei saa. Kui te küsite mult minu lemmikud pastat, see peab olema carbonara. Kui kreemine, mõnusalt krõbe peekon, parmesan. Vahel lihtsalt tahaks nutta. Elu on imeline. Tehke carbonara. Näeme järgmises episoodis.